tere, mina olen siis Madis ja mina olen hasartmängur. Varem sai õnne proovitud pokkeriga, aga nüüd viimased aastad tõepoolest startupidega. Aga täna siin selle ettekande, selle vestluse jooksul proovin siiski näidata, et äkki nagu puhas õnnemäng see ei ole, et äkki on siin mingi seaduspära ja mingid võimalused ja äkki on võimalik seda ka enda portfelli ja enda jõukuse kasuks, kasvu kasuks tööle panna. Minu nimi Jaak, siis mina sain oma idufirma Pisiku tegelikult Madise käest, et siiamaani tänulik selle kirja eest, kui Madis mitu korda üritas mind veenda startupidesse investeerima, et esimene kiri oli siis, kui Ampler oli 1 peal, et siis Madis kirjutas, et miks mitte sinna investeerida. Ma mõtlesin, seedisin ja ütlesin, et raha pole, panin oma raha hoopis kinnisvara laenudesse 12% peale. Ampler on siis kasvanud sellest ajast siis umbes 20 korda. Mina sain siis 12% aastas. Aga et siis natuke aega hiljem, kui Madis uuesti Ampleri kohta kirjutas, siis võtsin härjal sarvist ja ostsin jupikese. Ja siis suuremalt startupidega puutusin kokku Ampleri uues raundis, kui oli võimalus saada tasuta jalgratas, mis mind kui sellist sendisaagijat alati on kõnetanud, et siis paigutasin sinna natuke rohkem ja ratas on siiamaani alles ja nood osakud on siis kõvasti kerkinud. Ja mina siis täna esindan võib-olla rohkem siis sellist traditsionaalset aktsiatesse investeerimist, et minu enda investori karjäär sai ka alguse Eesti Telekomiga aastal 1999, nii et üle 20 aasta juba toimetanud aktsiaturgudel. Jah, et Jaaguga oleme varem ka lisaks Amplerile ka mitmeid tehinguid koos teinud, et Upsteami investeerinud ja kindlasti seal Funderbeamis on veel mitmeid ja mitmeid, kuhu me oleme koos investeerinud, aga üldiselt ma arvan, et siin Eesti kontekstis need ei olegi võib-olla nagu startupid ja börsiettevõtted võib-olla nii väga vastandlik teema, vaid pigem nagu Jaagu portfellis on, et see ongi nagu kenasti üksteist täiendav osa, et tasubki hajutada erinevate varaklasside vahel ja et võib-olla Eesti börsil neid kasvuettevõtteid on ka mõnevõrra vähem, et LHV ja Saunum ja et tasubki võib-olla natuke varasema faasi poole ka siin Eestis vaadata. Et Eestis on startupide puhul nagu ükssarvikute määr üks kõrgemaid maailmas, et siin see aasta juba 2 uut tulnud, ID.me ja Sego vist, mis see UK oma oli. Et ja läbikukkumiste määr on tegelikult küllaltki väike olnud, et see riskitase nagu nii hull ei ole. Et ise olen küll nagu puhtalt läinud startupidesse investeerimise teed, et seal on nagu täitsa kena tootlust ka saada. Et tegelikult USA börsi väärtuslikematest ettevõtetest 10-st 6 Amazon, Facebook, Apple, Google, kõik need on ka startupina alustanud, riskikapitali peal kasvanud ja näiteks Apple'i puhul kusagil 70ndate lõpus üks investor 250 000 eest sisenes Apple'isse, oli selle esimene investor ja sai selle eest lausa 1/3 ettevõttest. Et ta ei ole nagu üks maailma rikkamaid inimesi, kuna ta müüs natuke liiga vara. Aga jah, et niimoodi on nagu väga häid tootluseid saadud. Varaklassi tootlus erinevate uuringute järgi on 22–27% aastas olnud ja hajutatud portfelliga on see igati realistlik nagu, või igati tehtav. Ja pigem siin Eestis on isegi natuke kõrgem olnud just selle kõrgema ükssarvikute määra tõttu ja läbikukkumiste määr siin ka mõnevõrra madalam, kuna lihtsalt kapitali on nagu siin vähem olnud ja siis ongi nagu head ettevõtted ainult investeeringuid saanud, et sükest lahjemat PowerPointi peal asju on nagu siin Eestis ei ole veel saanud, et jah, ise siis mingi 5-6 aastat olen neisse investeerinud. Kokku aastate jooksul sinna natuke alla 2 miljoni sisse pannud ja praeguseks üle 2,5 nagu kasvatanud selle, et olen seadnud endale tootlusootuseks suurusjärgus 30% või rohkem aastas, et proovingi valida investeeringuid, millel on realistlik seda tootlust saada või ületada. Ja siis nagu
siiamaani ongi õnnestunud, et on täitsa huvitavaid võimalusi siin, et tasub seda kindlasti, vähemalt tasub seda valdkonda uurida ja väikselt katsetada enda jaoks, et kas endale ka sobib ja võib-olla siis ka enda portfelli kasuks tööle panna. Ma võib-olla jagakski selle, et kui ühel pool on aktsiad, teisel pool idufirmad, et siis see võib-olla on natuke liiga selline vastandumine, et sageli kui idufirmadest räägitakse, siis nii nagu Madis mainis, et see on just see, kus on PowerPoint ja entusiastlik naeratus ja midagi muud veel ei ole, et tegelikult meil on näiteks ju endine TransferWise, nüüdne Wise on ju, kes siiamaani on idufirma olnud ja nüüd kohe-kohe muutub nii-öelda aktsiaks või avalikuks ettevõtteks. Et võib-olla sellist riskidega kaalutult kõige paremat tootlust ongi võimalik saada seal kusagil ei selle skaala ühes ega teises pooles, vaid kusagil keskel pool, et minu enda õppetunnid on olnud ka, et liiga varases faasis siseneda on riskantne ja mitte ainult sellel põhjusel, et raha kaotada, vaid siis on ka oht kõige rohkem oma aega ja fookust kaotada, et neid nii-öelda PowerPointi pitche, kus veel toodet ei ole ja ei ole seda toote turuklappi, et neid on nagu hästi lihtne saada hästi palju, kui sa oled avatud nendele ja sealt siis neid terasid välja sõeluda on päris raske töö ja kuna nendel väga varase faasi ettevõtetel ei ole veel erilist, ei ole toodet, ei ole käivet, ei ole veel tiim päris koos, et siis seal selle edu kättesaamine on ilmselt suhteliselt väike. Et siis mina ise olengi nagu pigem liikunud sinna suunas, et ja Funderbeam on hea keskkond selle jaoks, et pigem ikkagi investeerida nendesse ettevõtetesse, kus mingi käive on juba olemas ja tahetakse siis järgmisele sellisele käibe tasemele liikuda või näiteks siis Eestist väljapoole või midagi säärast. Aga et ma arvan, et head tootlus saab ka selliste ettevõtetega, kes on börsile läinud ja börsil kasvavad, et lihtsalt mida aeg edasi, seda hilisemas faasis ettevõtted kipuvad börsile minema, et selle tõttu selliseid tuhandete kordseid tootlusi on olnud raskem saada börsil kui siis mõnes muus keskkonnas. Küsikski siis korra, et just seda riskiga nüüd kaalutletult, et kuidas see hajutamine võiks olla, et Jaak, sinul on varaklasse palju, hajutad nende vahel, Madis siis ühe varaklassi siseselt pigem nagu ettevõtete vahel, et milline teie nägemus nagu selle osas on? No mina tunnistan, et see hajutamine on tegelikult asi, millele peaks rohkem fookust panema ja hästi lihtne on seal jääda kinni mingisse mineviku harjumustesse. Et ma ise hiljuti just avastasin, et ma olen ikkagi oma neid tiketeid teinud selles faasis, mis ma tegin siis, kui mul oli umbes 2 või 3 korda vähem raha. Et tegelikult sa peaksid seda oma panust ka ajas tõstma. Et muidu ongi nii, et sul on selline mugav panus on seal näiteks 5000 eurot, aga kui see 5000 eurot moodustub sul portfellist seal 0,1% või mingi väikse osa, siis sellest ei ole nii suurt tolku. Ja teine halb harjumus, mis mul on siis see, et ma olen alati kippunud neid võitjaid kiirelt müüma ja lihvima, et kui mul oli võimalus Seppo Saarjaga intervjuud teha, kes on siis selline Soome legendaarne pikaajaline investor, Soome Warren Buffett, et siis tema mainis ka, et tegelikult kui ta vaatab oma 50-aastasele investeerimiskarjäärile tagasi, et siis kui üks asi sealt välja tuua on siis lihtsalt see, et ära näpi võitjaid. Et kui vähegi võimalik, siis mingi aktsia, mis on sul 2-3 korda pluss, siis on ju, kui sa muud moodi ei suuda võtta oma algraha tagasi ja siis viska password ära või on abikaasa kätte, et ei pääseks ligi. Olen proovinud seda mitu korda teha, et ma olen Amplerist juba mitu korda oma raha tagasi võtnud ja ikka proovid vahest veel lihvida, et see on niisugune asi, et lihtne teooria, raske praktikas teha. Aga riskide puhul, eks see kipub nii olema, et kui sa oled üle hajutatud, siis sa mõnes mõttes sellist fataalset riski omad vähem, aga sul on ka positiivset seda nii-öelda ülespoole riski vähem. Kui sa oled nagu rohkem fookusseeritud, siis on ka lihtsam saavutada selliseid 30+% tootlusi, et väga hajutatud portfelliga sa ikka pigem saad turu keskmist tootlust. Et üldiselt uuringud ja mitmed tuntud investorid on ka öelnud, et startupid võiksid niisugusest hajutatud portfellist, suuremast hajutatud portfellist ka pensionifondidel ja muudel institutsionaalsetel investoritel võtta ligikaudu 5–10%. Ise olen nagu proovinud hoida mune ühes korvis, et olen tee peal näinud, et startupid riske
pigem turg oluliselt ülehindab, need ei ole nii riskantsed ja noh, siin Eestis on päris hea tehinguvoog ka, et siis läbikukkumiste määr mul enda portfellis pigem on olnud nagu ettevõtetest sinna võib-olla 30% kanti ja noh, algul sai nagu natuke kergekäelisemalt ka neid tehtud, et pigem hiljem on see protsent nagu mõnevõrra madalamaks jäänud ja sisse pandud rahast on nagu veelgi väiksem protsent, et praeguseks on alla 20, võib-olla seal 10-15% vahel nagu aia taha läinud. Aga nagu just enne arutasime siin, et vaatasin tagasi natuke enda esimesele investeerimisaastale, 2015 aastal panin 5 kuude kasvuettevõttesse, nendest üks on umbes sama valuatsiooni peal, mis ta tol hetkel oli. 3-4 on siis uksed kinni pannud, aia taha läinud. Aga kõige suurem positsioon, et ma olen alati proovinud nagu parematesse natuke rohkem panna Amplerisse, et see sisse pandud 11 000 on praeguseks üle 500 000 kasvanud. Et erinevalt Jaagust ma ei ole nagu tee peal müünud, et ma olen seda mitu korda juurde ostnud. Viimasel ajal natukene müünud ka, aga tee peal nagu netos olen kõvasti juurde ostnud. Et jah, kui tagasi vaadata, et kas see, et nagu sellest 30 kilost, mis too aasta sisse sai pandud, et sellest on pool aia taha läinud, väga suur kaotus minu jaoks ei ole. Et ikkagi nagu kenasti läinud. Ja nagu Jaaksin ütles ka, et tema paneb pigem startupi kohta vähe, mis tegelikult, kui sul ongi sihuke hajutatud portfell ja fookus ongi nagu võib-olla teiste asjade peal või põhisissetulek tuleb mujalt, siis nagu ei tasugi kindlasti kuigi suurelt võtta. Et ise olen hajutamist vaadanud niimoodi, et ühe startupi alla võib-olla sihuke, kui ta on päris PowerPointi peal nagu veel ei olegi eriti sisse läinud, aga sealkandis paneks võib-olla ka mingi 0,1-0,2%. Et kui ta on seal, ütleme, 5000 kuukäibe juures, siis on sihuke 1-2-3% portfellist maksimum. Ja sihuke, mis on sihuke börsi ja startupi vahepealne, sihuke Ampler, Silen, Bikekeep, Saunum, et sellisesse kannatab ka nagu ligi 10% enda portfellist panna. Et see ongi nagu minul nagu suuremat tootlust toonud, et omal ajal saigi Amplerisse nagu päris palju pandud, et teise vooru ajal panin 40 kilo, mis oli tol hetkel ligi 20% enda portfellist. Et lihtsalt tol hetkel nagu Eestis investeeriti nii vähe startupidesse, hinnatasemed olid nii madalad, et seda eksimisruumi oli hinnas nii palju ettevõttel, et jah, kannatas ka rohkem panna. Et eks täna on ka mitmetes kohtades nagu turg veel päris ebaefektiivne ja häid võimalusi jagub. Et ja tänu sellele, et tol hetkel panin nagu suure osa portfellist Amplerisse, siis see tee peal kokku olen vist, ma ei tea, suurusjärgus 80-90 000 pannud sinna, et see on niisugune üle 1,5 milli peale kasvanud, et jah, et nagu mulle meeldib öelda, et on aeg hajutada ja on aeg vajutada, et leidub nagu selliseid päris häid võimalusi ka aeg-ajalt, kuhu olen ise nagu suuremalt pannud ja siis lasknudki nagu võitjal edasi joosta, et mulle see võitjate lihvimine ei ole nagu, ma olen seda viga varem teinud, aga vist mingi hetk äkki sain sellest aru ja siis jah, olen proovinud lasta neil nagu edasi kapata. Millest siis see mõttemuutus tekkis, et kui Jaak ütlebki, et tema nagu siiamaani tunneb, et aeg-ajalt saab nagu liiga vara seda kasumit realiseeritud, et kui oleks jätnud, siis oleks tunduvalt suurem olnud, nagu sa ütlesid, et sa pigem vajutad kui hajutad, et kus see nagu mõttemuutus tekib või mis see nagu taust on, et kas sa oled seda pokkerimängu riski nagu tunnetust kuidagi või millest see nagu tulla võiks? Ma usun, et pokkerimängu taust mul kindlasti on abiks, et jah, enamus investorid on ikkagi palju riskikartlikumad ja kardavad sisse pandud raha kaotada oluliselt rohkem kui mina, et pokkerimängijana ma olin ka harjunud, aeg-ajalt mängisin mingi kõrgema sisseostuga turniire ja see, et nagu 5 või 10 kilone sisseost läheb aia taha, et tuleb ette, et see on osa mängust. Et seni, kuni see tootlusootus on piisavalt kõrge, seni on okei. Ja pokkeri puhul, kui ühel suuremal turniiril finaallauda jõudsin, et ega mul seal ei olnudki võimalik nagu sisse cashida seda võitu mingi osaliselt poole peal, et jah, võib-olla siis nagu selle tõttu on mul nagu teatud eeldused nagu lasta neil kauem joosta.
ma arvan, et see on oluline jah, sest et kui ise pole kokku puutunud sellise mitmekordistujaga portfellis, et kui Madis rääkis siin 10-15x on ju, et kui sul pigem on see, et sa saad 6% aastas dividendi ja vahest on nagu 10% plussis ja siis on 10% miinuses, et siis on raske ette kujutada, kui suure sellise mõju sulle annab 1 või 2 ettevõtte aktsiad, kes seal 10-kordistuvad. Ja kui ma olen ise ka saanud paremaks selles, ma arvan, suuresti tänu Madisele ja tänu Sepole ja teiste vigade uurimisele, et kui see on ikka sihuke talupoja tarkus on ju, et aktsia saab kukkuda 100%, aga saab tõusta nagu 10, 20, 30 korda, et siis lihtsalt piisabki sellest ühest võitjast ja mulle meeldis Madisel on see, et hobusel pead ei tohi stardis maha raiuda, et ma arvan, seal on üks pool on see psühholoogiline, et inimene kardab kaotada ja seda võitu käest lasta. Teine pool ongi see, et sa lihtsalt mingi hetk investeerid ennast kinni, et ma arvan, Madis on seda ka tundnud, et siis on küsimus, kus sa seda uut raha saad ja siis seal on laias laastus 3 varianti, eks ole, et sa lähed teenid kusagilt selle raha, sa ikkagi lihvid neid asju või müüd siis neid vähem kasumlikke või kahjumlikke positsioone, mida on ka raske teha, et loodad ju, et nad põrkavad tagasi. Või siis kolmas on see, et võtad võimendust või laenu peale, et sellest tulenevalt siis varem või hiljem ikka midagi peab lihvima ilmselt, aga et selle lihvimisega kõvasti oodata, et varem oli mul harjumus, kui oli 10% plussis, siis kohe pool turgu on ju, et kannatada nende startupidega seda, et enne kui 10x käes ei ole mõtet seal väga agressiivselt toimetada. Ja ma olen veel tajunud, et mida vähem vaatad, seda parem ka, et leida mingid muud hobid, kui neid jälgida kogu aeg. Jah, et startupid on ikkagi hoopis teine maailm, on ju. Et nendest pikas perspektiivis ikkagi ligikaudu pool ei õnnestu, on ju. Et kui sul ongi, investeeridki 2 startupi, on ju, et üks läheb aia taha, teine kasvab, ütleme 10x-i, siis portfell iseenesest nagu 5-kordistuks või sisse pandud summa. Aga kui sa müüd selle, ütleme 10% või 50% peal müüd olulisel määral maha, siis nagu, või müüd isegi kõik maha 100% juures näiteks, et siis ikkagi oled alguses tagasi. Et jah, tuleb nagu kannatust leida, et seda hoida, et jah, startupides kasum tulebki nendest suurtest võitjatest, et jah, mul suurim seni on Ampler esimesest voorust mingi natuke üle 60x-i, et jah, tulebki lasta neil nagu suurelt võita. Et küsikti siis just selle nagu riskide realiseerumise osas, et jah, ütleme, pooled lähevad aia taha, pooled õnnestuvad, et mis hetkel on nagu see, kus tekib tunne, et okei, ma võtan nüüd siit see -50% kaotust vastu, mul pool sisse jäädud rahast jääb alles, et börsiaktsiate puhul ja ütleme Funderbeami või startupide puhul ma kujutan ette, et see tunne jookseb nagu hoopis erineva koha pealt, et kuidas seal nagu see suhtumise erinevus võiks olla? No seal ka on võib-olla hea nagu 3 kategooriasse jagada, et sul on börs, kus sa võid nagu põhimõtteliselt kohe selle maha müüa, on ju, raha koju tuua. Siis on sul Funderbeami laadne toode, kus siis teoorias võid, aga praktikas, kui on halvad uudised, siis vaevalt sa sealt nagu väga kergelt välja saad. Ja kolmas on siis nagu otseinvesteeringud, mis on võib-olla kõige tüüpilisem selline startup investeering, on ju, ja sealt sa ikka reeglina ei saagi kunagi välja, et seal ei tee sulle suure tõenäosusega keegi langusfaasis ettepanekut, et ostame see poole hinnaga välja. Et siis see on nagu niisugune mõnes mõttes nagu võlu ja valu selle startupi investeeringu juures, et kui sa oled väljaspool neid kauplemiskeskkondi, siis ta on ebalikviidne kraam ja sa ikkagi sõidad nagu kas järgmise raundini vähemalt kaasa või siis põhja. Nii et selles mõttes see Funderbeam on toonud sellise uue hingamise, ma arvan, sellesse idufirmade maailma, et need investorid, kes mingitki likviidsust vajasid, need saavad ikkagi raha nagu veidi mugavamalt seal Funderbeamis kasutada, et sealt midagi on võimalik lihvida. Aga teisalt ongi siis see, et kui sul on raha vaja, siis on ikka kõige lihtsam müüa neid asju, mis on plussis, kuigi ma arvan, et kui keegi analüüsi teeks, siis kasumlikum on ilmselt müüa neid asju, mis on miinuses. Jah, pigem tuleks jah, nagu võitjatel lasta võita ja teha seda, mida nad hästi teevad ja need, mis sinna nulli lähedale on jäänud või siis miinusest tiksuvad, et jah, just tasub kaotuseid ära pügada.
startupide puhul see on tõepoolest palju keerulisem ja ega startupidel mingit niisugust bilansis midagi väga olulist ei ole, et noh, mingi paar läpakat ja pretty much hit on ju, et tihtipeale see, kui see toode nagu ka ei õnnestu või see klientidel peale ei lähe, et siis nagu vähemalt siin Eestis nagu keegi seda eriti ostmas ka ei ole, et ühe ettevõttega proovisime, et vist mingi mõnisada kilo oli põletatud ja vist Balti litsentsi eest umbes 50 tuli ettevõttele tagasi, aga noh, see susises ka varsti ära. Et noh, startupi puhul sul ei ole mõtet nagu pankrotipesast proovida taararaha tagasi saada. Et see, et nagu see 10% või mis iganes nagu 10 senti euro kohta tagasi saada, et noh, selle peale sul võib isegi palju rohkem aega ja närvikulu kuluda, kui et aidata mõni edukaks minev ettevõte, näiteks mis on juba 20 korda tõusnud, et proovida aidata see veel 30x või 50x peale. Et pigem nagu tasubki aidata just neid edukaks saavaid ettevõtteid, nendele keskenduda, neid mitte müüa ja see, et kaotuseid juhtub, sellega peab nagu, sellega peab okei lihtsalt olema ja nagu kui mõni ettevõte ongi nagu sulgunud, siis see on nagu selles valdkonnas täiesti okei ja tuleb ka nagu vähemalt aastaid tagasi oli nagu selliseid negatiivseid case'e ka umbes, kus mingi 90ndate oligarh oli nagu andnud raha on ju startuperile ja siis ütles, et ära sina minu linnas rohkem ettevõtlusega tegele on ju. Et noh, niisugust ebaviisakat suhtumist ei ole ka, ei sobi nagu ettevõtjatesse teha, kui on niimoodi läinud, pigem ikkagi nagu viisakalt sõpradena lahku minna ja õppetunnid kaasa võtta, et järgmine kord tead, mis ohumärke või asju nagu vältida ja kuidas järgmisi startup'e paremini valida ja paremini neile kaasa aidata. Tasub seda Ükssarviku filmi vaadata, et kui õhku lendab, siis see riskikapitalist viib sul koeraga ära. Midagi ei alles enam. Ja, et siit tegelikult liigukski edasi, et nagu Jaak mainis, siis aktsiate puhul on niimoodi väljumine sisenemine positsiooni kerge, iduinvesteeringute puhul siis mingitel juhtudel on ta samuti lihtsamaks tehtud, mingitel juhul keerulisem. Et võib-olla võikski natuke selgitada, et millised need võimalused on, et kuidas sinna investeeringusse siseneda, et kas siis on meil Funderbeami platvorm näiteks või on Eestis ka äriinglite ühingud, Estbanid, samamoodi mingid otseinvesteeringud, et kuidas see nagu dünaamika välja näeb ja võib-olla siis lähtudagi natuke sellest, et kuidas on ka võimalik näiteks alustaval investoril või tudengil, kes on otsustanud minna sellist teed, et kuidas temal oleks siis võimalik osa saada sellest. No selles mõttes jah, et võib-olla see termin aktsia ei olegi nagu õige, et pigem olekski avalikult börsil kaubeldav aktsia ja kuskil Funderbeami laadses keskkonnas kaubeldav osak või aktsia ja siis mitte kuskil kaubeldav ka osak või aktsia, et see, kas ta on nüüd OÜ või aktsiaselts, et see võib-olla ei olegi nii oluline. Aga ma arvan, et alustada on ikkagi kõige lihtsam nii-öelda esimest tehingut teha vast ikkagi börsil, et seal on ka see kogu see raporteerimine ja tehing on ilma tasudeta on ju ja sul on nagu mingit tunnetust ja infot kergem saada, et lihtsalt õppimise mõttes seda teha. Et seal kindlasti mingid 10 või 60 kordseid aktsiaid on nagu Tallinna börsilt raske eeldada, aga et alustuseks ju peadki kuskil kooliraha saama ja õppima, et ma arvan, et sealt oleks hea alustada ja siis võib-olla sealt liikuda Funderbeami, kus on ka rohkem infot ja ikkagi need diilid on nagu enne keegi läbi töötanud, et päris lambist need sinna ei jõua ja sul hädapärast on seal mingi järelturg ja raporteering olemas ja siis jõuad sinna private diilideni, et ma arvan, see on enam-vähem niisugune traditsiooniline rada, kuidas inimesed liiguvad ka ja siis nende private diilidega mina sain hea raamatu Jason Calacanis, mille Madis mulle kinkis, et kus siis käiakse läbi erinevaid võimalusi, kuidas ka ilma rahata nagu sinna sisse saaks, et ma arvan, tudengile võib-olla kõige kavalam mõte oleks proovida ikkagi kellegi teise rahaga sinna osalust saada, et nii palju, kui ma ise ülikooli ajast mäletan, et ega mingid liiga kõrgeid stipendiumeid ei makstud ja väga palju raha üle jäänud, et siis pigem võiks katsuda läbi selle, et sa leiad niisuguse töökoha, kus sa saad optsioone või siis oled kuskil mingi sebi ja nõustaja, abiline, mida iganes, et Madis oskab ilmselt rohkem rääkida, kuidas nagu osalust saaks,
aga ma arvan jah, et see niimoodi privaatsel diilis tavaliselt ikkagi kuskil 5000 eurot või nii võiks seal see miinimum olla, on ju pigem isegi rohkem, et siis sul on väga raske nagu seal mingit erilist hajutatust leida. Jah, et esialgu tasubki nagu õppida mõlema varaklassi kohta, et jah, väga vahet polegi, kust alustada, et võib-olla tasubki mõlema puhul nagu kergelt õnged vette või sõrm kuradile proovida anda, et tähtis ongi mõlemal puhul, et lihtsalt alustaks, et kas või mingi 50 või 100 euro kaupa on ju, et teekski nagu mõned investeeringud ära ja et sellest saaks nagu harjumus ja pidevalt õpid ja noh, saad nii varaklassi kohta rohkem teadmisi kui ka saad teada, kas sulle võib-olla startupid ei sobigi, need ei sobigi kõigile ja see on täiesti okei, et osadele inimestele ikka madalama riskiga investeeringud on nagu palju parem klapp. Aga kui nagu sobib ja mingi hetk hakkab ka raha rohkem üle jääma, siis iseenesest jah, Funderbeamis on tegelikult ühisrahastusplatvormide kohta isegi väga hea tehinguvoog olnud ja vägagi mõistlikel hinnatasemetel, et Funderbeami indeks on tegelikult ka Nasdaqit ületanud ja nagu ise olen seal ka nagu enda Funderbeami portfelliga nagu Nasdaqi indeksid nagu oluliselt ületanud. Et Eesti tehnoloogiaettevõtted seal on üldiselt nagu täitsa nagu vägagi hästi performinud. Ja lisaks on siis jah, ka võimalik nii Estbanis, kus üldiselt hakkavad tehingute, investeeringute summad 5000 eurost inimese kohta. Ise nagu olen ka sihuke aktiivsem pannud ise voore kokku ja proovin rohkem pildil olla, et mulle tuleb ka nagu väljaspool Estbani tuleb tehinguvoogu LinkedIni ja tulebki ise nagu aktiivne olla, ettevõtetele kaasa aidata ja tehinguid teha, et tihtipeale mitmed asjad ongi minu juurde tulnud näiteks portfelli ettevõtete võtmetöötajate kohta, kelle käest on nagu järgmine startup tulnud nõu küsima ja saanud nõu ja kust siis investeeringut saab ja siis nagu öelnud, et meil on üks sihuke investor Madis ka ja ta nagu väga kasutu investor ka ei ole, et vaadake tema poole ka on ju, et jah, tasub nagu tehinguid teha ja kindlasti ka teiste selliste aktiivsemate investoritega suhelda. Et tänaseks on seda raha Eesti idumaastikul järjest rohkem, nii exiti raha kui ka muude investorite, igapäevasemate investorite raha. Et nagu Funderbeamiski viimasel ajal on mitmed voorud isegi päevaga täitunud, on ju, et ka sükestes privaatsemates voorudes tihtipeale kuumemad, paremad asjad, võib-olla kõvema tiimiga asjad, et need lähevad isegi ka paari nädalaga täis. Et tulebki nagu ise sellistelt aktiivsetelt investoritelt pidevalt varrukast kinni võtta ja küsida, et kas midagi toimub, kas midagi liigub, et on mingi täite tehinguid ka toimumas ja siis nagu ise peab aktiivne olema. Siuke 5 aastat tagasi magavale kassile tuli hiir isegi võib-olla mitu korda suhu, et sel ajal ei olnud nagu eriti investorid siin Eestis, kes nagu startupidesse investeerivad, aga täna on nagu päris palju neid ja siuke varajane staadium on isegi nagu natuke ülerahvastatud võib-olla, et hinnatasemed ka kõrgemad ja võib-olla Pipedrive ja siuksed superasutajad võtavad isegi nagu paremaid asju juba ära, et on teatud oht, et võib-olla laiemale ringile jäävad siuksed lahjemad kraamid, et võib-olla praegu ise nagu osaliselt vaatan ka natuke hilisemat staadiumit, et jah, seal nagu see tihtipeale on niisugustele startup investoritele natuke liiga hilja ja börsiinvestoritele ikkagi natuke liiga vara, et kus nagu seda raha pakkumist nagu vähem on, seal võib nagu huvitavaid võimalusi olla ja nagu, et jah, ise olen proovinud ka sinna poole vaadata viimasel ajal. Et siin kuulaja Sander ongi sellega seoses küsinud, et tavaliselt peab nagu startup ennast investorile pitchima, aga heal startupil ongi tegelikult investorite järjekord ukse taha. Et kuidas teie ennast investorina startupile pitchiksite, et teie just saate oma mingid summad sinna sisse panna? No seal on jälle hea seda ükssarviku filmi vaadata, et seal see FOMO on põhitermin, et minu meelest, kui keegi tahab raha kaasata, siis ongi tal vaja helistada Peep Vainule või mõnele, ütlen nüüd,
tulevasele ja Hindrikusele või kellelegi, kelle nimi nagu lööb kõigil ülejäänu silma särama, et kui see kvaliteedimärk on seal sees, kas kõigil Pipedrive, X-Bolt või mis iganes, et siis sealt hakkavad kohe rahad liikuma. Aga ma arvan, et selle või noh, vähemalt mina nagu pole liiga hullult sellepärast põdenud, et või üritanud üle mingi võlli suruda hüpata, et sinna paati saada, et sinna ikkagi ma ütleks, et nagu mingite väga elitaarsete startupide paati sa nagunii ei saa mingi väga väikese tiketiga, et seal enamasti noh, eriti kui sa oled nii-öelda alustav tudeng, sul on 5000 eurot investeerida, et siis jõuda kuhugi raundi, kus on mingi tõstetakse, ma ei tea, paarsada kilo ja seal on teised founderid ees on nagu suhteliselt, et noh, sul on niisugune nagu imelik olla, et see on sama, kui ma olen esimest korda jõusaalis Spartasse ja kõik ülejäänud on musklis ja mina ei ole, et aga et jällegi alustuseks ma arvan, on selles mõttes see Funderbeam nagu ägedam, et seal võid hakata 100-200 euroga pihta ja üldiselt seal sageli on just sellised startupid, mis tahavad saada võimalikult palju aktsionäre endale või osanikke, et siis ja see miinimumtiket nagu tavaliselt alati jagatakse laiali, et jah. Üks võimalus, kuidas saada on, et noh, tulebki ise nagu tehinguid teha ja pildis olla, on nagu noh, väärtust ka lisada või mitte, et see nagu osadel puhkudel võib-olla tähtis ei olegi, aga jah, tähtis on tihtipeale see, et nagu teed tehinguid, saad ise nagu sellest noh, investeerimiskeisist aru, et noh, et osade puhul jah, näiteks Grünfin, mis siin hiljuti meediast läbi käis, et väga tugev ex-TransferWise tiim on ju, hakkab mingit investeerimisplatvormi tegema, et noh, nende puhul ma nagu pakkusingi välja, et noh, ma ei raiska nende aega, ma ei küsi nagu küsimusi, et ma saaks neid nagu investorite kaasamisel aidata, on ju. Et niisugune lihtne, lühike, konkreetne, aga noh, mõni varasem nagu asi, et nende puhul ma olen ka nagu öelnud, et noh, saan mitme rahastusvooruga aidata, on ju, et noh, väga sõltub case by case, et aitan nagu kiirelt rahastusvoorud ära teha ja ettevõte saab nagu keskendudagi enda põhitegevusele, et noh, tavaliselt niisugune raha kaasamine on niisugune pooleaastane protsess enamus startupidele ikkagi, millel ei ole niisuguseid X-Bolt, X-TransferWise asutajaid, et noh, et saan väärtust lisada, aga jah, selleks, et mõni niisugune noh, minusugune aktiivne investor kaasa kutsuks investorit, siis noh, üldiselt nagu enda tutvusringkonda või noh, keda olen näinud, et regulaarselt investeerib sarnastesse ettevõtetesse, et noh, kui ma peaks hakkama nagu mõnda külma kontakti või noh, kedagi börsiinvestorit, ma ei hakka nagu kaasa kangutama kuhugi, et nagu neid ära veenda on nagu väga, väga pikk ja mõttetu töö, et noh, neil on teised arusaamad, noh, investeerivad teiste põhimõtete alusel on ja see on igati fine, aga nagu jah, pigem jah, need, kes nagu kiirelt kaasa tulevad ja veel parem, kui oskavad nagu noh, kas mingit pidi aidata ka, et ma ei tea, võib-olla on müügis väga hea või on, ma ei tea, tehnoloogia koha pealt väga hea, et või on HR-i tugev taust, et noh, mingisugune lisandväärtus on ikkagi ka nagu kasuks. Kui siin oligi jutt, et noh, traditsioonilistesse ettevõttesse investeeritakse siis ühtede näitajate alusel ja iduinvesteeringutel vaadatakse nagu teisi asju, et me just kuulsime, kuidas Paavo seletas meile fundamentaalanalüüsi lahti, aga kuulaja Marek ongi küsinud, et kui nüüd Funderbeamist tuleb uus kampaania, et mida nagu investorina esimesena sealt vaatama peaks, et mis on see, mis paneb teid nagu seda otsust tegema, et kas ma nüüd lähen sellega kaasa või ei lähe? No mina nagu vaatan esmalt seda, et kas ta on selline elustiili toode või on ta mingi toode, mis võiks nagu sealt elustiili tootest edasi areneda. Et alguses ma panin suure rahaga igasugustesse õlletehastesse ja nii-öelda siidri ja ma ei tea, niisugustesse pigem nagu elustiili äridesse, et sealt on väga raske ikkagi mingit, ma kujutan ette, 20-kordset hüpet teha, et sul võiks olla siis mingi visioon, et kui sa näed, kuhu see ettevõte võiks areneda ja võib-olla üks erinevus siis idufirmal versus börsifirmal või sellisel nii-öelda stabiilsemal firmal ongi see, et seal idufirmal tegelikult ei pea nagu olema kasumit. Et seal vabalt võib olla see, et kogu selle idufirma tulevik on see, et
tal on mingi nišš ja keegi suurem tegija ostab ta lihtsalt ära, sellepärast et neil on odavam see asi ära osta, kui hakata ise tegema. Et alguses mulle tundus hästi jabur, et olid sellised ärimudelid, kus lihtsalt põletati raha, et ei olnudki kunagi näha mingit võimalust, et see asi võiks kasumlikuks muutuda. Noh, näiteks a la Instagram on ju, et mingit monetiseerimist seal ei olnud, lihtsalt osteti servereid ja pandi nagu neid, maeti raha sinna, et inimesed saaks oma pilte panna. Aga Facebooki jaoks oli see niisugune oluline asi, mis tuli miljardiga ära osta, on ju, et ma kujutan ette, et Boltiga võib samamoodi minna, et kogu aeg ohitakse ja ahitakse, et Bolt raha ei teeni ja iga kulleri ja sõidu eest maksab peale, on ju, aga et noh, Uberi või Google'i või kelle iganes jaoks on see väga okei ost, see on tema väike niisugune pusletükk, mis siis muutub kasumlikuks, kui ta kuhugi suuremasse tükki sisse läheb. Et minu meelest niimoodi on päris mitu exitit ka Eestis olnud, kus ongi see startup ostetud niimoodi ära, et hästi kõrge valuatsiooni pealt lihtsalt tulenevalt sellest, et neil on selline tehnoloogia, mida saab monetiseerida mingi suurema ettevõtte sees. Nii et võiks selle peale mõelda ka, et kas sellel ettevõttel võiks olla väärtus nagu kellegi suurema üleostmise jaoks. Ja noh, siis ma muidugi vaatan neid asutajaid ja tausta ja vaatan ka seda juhtinvestorit või kaasinvestoreid või mingit ajalugu, et umbes nii. Just, et see juhtinvestor ja kaasinvestorid on päris oluline punkt, et kui seal on tuntud kasvuettevõtetesse investeerivad investorid kaasas, siis on nagu kogenud investorid on juba ära valideerinud, et see on investeeritav ja tõenäoliselt on seal ka häid nõuandjaid kaasas. Et niisuguse hajutamise mõttes ma tihtipeale olengi selliseid investeeringuid teinud, et vaatan selle ettevõtte pitchi või selle landing page'i nagu küllaltki pealiskaudselt isegi üle ja et niisugune väiksemate hajutamistehingute jaoks ei olegi mõtet nagu eriti veel, kui on Jaagu kombel ütleme 0,1% ja paned ettevõtte alla, sest sul ei olegi mõtet seda mingi 10-20 tundi analüüsida, et see hourly sellega võrreldes on nagu raisatud. Et jah, ja kõigi puhul sa ei jõua nagu ise kaasa ka aidata, et tegelikult sa peadki hajutama ja peabki hajutama ka väljapoole enda kompetentsi piiranguid, et börsi puhul öeldakse, et investeeri sellesse, millest sa nagu väga hästi aru saad, aga mina nagu vastupidi üritan ka pigem nagu just pidevalt juurde õppida, et saada aru, miks nagu uued ärimudelid peaks edukaks saama ja siis nagu hajutada ka väljapoole enda kompetentsi piirkonda, just kuna nagu, ma ei taha nagu enda riski võtta, et nagu ainult nendesse asjadesse panna, millest ise aru saan, et Tallinna börsil ka mõni investor on ainult Merkosse ja Nordeconi investeerinud, on ja need, viimasel ajal siin on nagu natuke tootlust andnud, aga nende 10 aasta tootlus on nagu nii ja naa olnud, indeksitele alla jäänud. Et nagu sellist ei tasu ennast nagu ära ka piirata. Igas jah, tiim, et kui on mõni, mis nende taust on, et kas on nagu mõnes startupis olnud või on nagu omas valdkonnas tugevad tegijad, on ju, et siis on nagu suurem lootus, aga pigem nagu täna, kui on lihtsalt sihuke, täna ma Bolti ei investeeriks. Kui oleks see noor 19-aastane kutt, kes otsustab, kas minna ülikooli või hakata startupi tegema, siis ma pigem soovitaks tal ikkagi ülikooli minna, et täna nagu Euroopa tehnoloogiamaastik on palju konkurentsi tihedam, ongi vaja nagu väga tugevaid tiime, et selles konkurentsis nagu edu saavutada, et algaja tiim ei suudaks kuidagi nagu piisavalt talenti kaasata, piisavalt raha kaasata, et nagu edukaks saada. Et tiim, siis ajastus, et kui tõusev turg tõstab kõiki paate, aga nagu vastutuult sõita, nagu siin, ma ei tea, fossiilkütustega on viimasel ajal olnud eriti Eestis põlevkiviga, et nagu jah, sa ei taha nagu vastutuult sõita, et jah, näiteks nii Instagrami kui Uberi puhul siis, kui see nutitelefonid tulid, et siis oligi sihuke, siis nende ärimudel muutus võimalikuks. Et peabki alati küsima, et nagu
why now, et miks just praegu peaks see asi lendama ja noh, võib-olla ongi nagu mõni teine konkurent juba, võib-olla see ajaaken ongi juba nagu ära olnud, et kusagil UK-s või Saksas või kus iganes on nagu juba tugevamad konkurendid ees ja nagu laienemas igal pool, et võib-olla nagu turg ongi juba ära võetud. Et liiga hilja ei maksa ka peole jõuda, kui jagamistund juba ära on olnud. Et ja noh, kuidas müük läheb, kui hästi nad müügikanaleid teavad, mis on nende see customer acquisition cost, noh, on üks niisugune number nagu kliendi saamise kulu jagada tema eluea väärtus, et klient peab nagu ettevõttele enda kliendiks olemise aja jooksul võiks ta maksta ikkagi nagu 3, 4, 5 korda vähemalt rohkem, kui tema saamise kulu on. See on nagu üks näitajaid. Samamoodi, mis on nende ärakukkumise määr ehk churn inglise keeles ja mis on nagu net promoter score ehk siis kui suur osa klientidest soovitab enda, ma ei tea, kas sõpradele või kolleegidele ise kliendiks hakata. Et noh, kui hästi see ettevõtte kliendi nagu valupunkti lahendab. Et see nagu on ka korralik indikatsioon, et kas nad on nagu mingit päris probleemi lahendamas, kas nad on niisugune vitamiin või on nad nagu painkiller, valuvaigist, et vitamiini puhul on nagu palju keerulisem käivet üles saada kui sükse puhul, mis nagu päris valupunkti lahendab. Ja noh, kui klientideks on juba mõned tugevad suured logod, on ju, suured ettevõtted, siis on nagu järgmisi kliente ka tihtipeale palju kergem saada, et jah, no eks seal on tegelikult palju näitajaid veel, et siin ei jõua selle lühikese aja jooksul ära rääkida, aga need on mõned põhilisemad. Nagu sa, Mattias, ütlesid, et siis ettevõtte puhul on oluline see, et ettevõttesse ei tasuks nagu investeerida siis, kui nii-öelda on peole hiljaks jäänud. Aga kuidas nüüd investorina mitte nagu peole hiljaks jääda, et millistes rahastusvoorudes või ringides olete teie tavaliselt sisenenud ja kuidas siis vältida seda, et esimese rahastusringiga nii nimetatud fuuliks ei satuks, et kui edaspidi siis tulevad uued voorud peale, et kas siis teie osalust lahjendatakse või niimoodi, et kuulajalt on selline küsimus tulnud? No minul on nagu Ampleriga võib-olla hea näide sellest, et ma 2 esimesest voorust jäin välja, et siis enne kolmandat vooru ma ostsin Madise käest otse mingi posu neid osakuid. Et see on nagu psühholoogiliselt raske muidugi, et sa vaatad, rong on läinud juba, on ju, et keegi ostis seal 1-ga ja keegi ostis 0,5-ga ja nüüd sina pead 3-ga ostma. Aga ma arvan, et ei tasuks sinna hinda nagu kinni jääda, et see on see levinud ütlus, et hind on see, mis sa maksad, aga väärtus on see, mis sa saad, on ju, et see investeering võib olla 3-kordse hinna pealt nagu palju turvalisem, kui ta oli alguses seal 1-kordse hinna peal, on ju, et vahepeal on tehas tekkinud selle ettevõttel ja nagu päris asjad on juhtunud, et selles mõttes ei jääks sinna nagu hinda kinni. Ja noh, see on vist ka natuke siuke iselahenduv probleem, et kui see ettevõte kasvab järjest suuremaks, et näiteks mul on üks investeering, siuke ettevõte nagu Planet 42, kes annab siis autosid rendile kõrge intressiga Lõuna-Aafrikas, et siis nendel on praegu plaanis selline esimene siis selline A-round teha, kus siis justkui on eesmärk mingi 10+ miljonit kaasata, et siis sinna nagu väga ei võeta enam neid 5000 mehi jutule, et sa põhimõtteliselt sinu rong on läinud, et sa siis kas said enne seda sinna sisse või ei saanud. Et ma arvan, et igaüks peaks kaardistama nagu oma sellise unikaalse eelise investorina ka, et ma arvan, et nii mina kui Madis oleme mõnes mõttes leidnud seda, et see, mis Madis enne mainis ka, et sa saad nagu pakkuda ettevõtetele seda fundraisingu või raundi tõstmise teenust ja see aitab sulle siis mingit eelis ligipääsu, et sama asi on siis juhtinvestor olemine või ükskõik, mis see sinu eelis on, et see võibki olla, et sa oled hea müügimees või hea IT-mees või mis iganes, aga et ma arvan, see on elus üldse hea mõte läbi mõelda, et mis see sinu konkurentsieelis on, mis see sinu väärtuspakkumine on siis nii-öelda kas töötaja või investori või üldse inimesena ja siis seda muudkui lihvida ja promoda ja arendada. Et kui sul lihtsalt nagu lambist paned neid panuseid, et siis on, ma arvan, keerulisem. Jah, kurvist mahajäämise koha pealt ma ütleks, et Ampler sai sellele turule isegi nagu vägagi õigel ajal, et hakkas nagu väga õigel ajal laienema, omal ajal nagu
kliendid isegi ootasid mitu kuud, et maksid paar kuud ette üle 2000 euro väiksele Ida-Euroopa OÜ-le, et seda toodet kätte saada. Et aga jah, et noh, kui hiljem tulla, siis võib-olla ongi nagu see riskitulu suhe nagu palju parem juba investori koha pealt, noh, kui sinna ligi saab, et Funderbeamis on võimalik saada väljaspool pigem jah, sihuke 5-10 kilo enam nagu hilisemas staadiumis enam laua taha ei lasta sellega. Aga noh, seesama Planet 42 ja noh, mitmete teiste ettevõtetega olen ka proovinud niimoodi teha, et kui on näha, et noh, tegelikult võib-olla noh, USA-s kindlasti on ettevõtteid juba seda turgu ära võtmas, UK-s samuti, siis tehagi nagu Bolti ja Wolti, et nemad nagu ka lasid suurtel UK ja Saksa ja nendel suurtel turgudel omavahel nagu vastamisi minna, suuri turunduskulusi nagu üksteise veristamise peale ära kulutada on ja noh, ise võttagi vaikselt mingi Ida-Euroopas siukseid ja Lõuna-Euroopas väikseid keskmiseid turge, et noh, Itaalias pole ka nagu eriti erilist seda tehnoloogia maastikku, tehnoloogia ettevõtteid, et ongi nagu palju siukseid lihtsamaid turge ka, nagu Planet 42 läks sinna Lõuna-Aafrikasse on ju, et noh, avastasidki, et seal nagu on turul nagu päris suur tühimik ja noh, nüüd edasi lähevad ka Mehhikosse vist on ju. Et täpselt samuti oli üks enda viimaseid investeeringuid, see Jeff äpp, et lätlased hakkasid laenumaaklerit noh, viima underbanked inimesi nagu laenupakkujatega kokku ja neil on nagu täiesti ulme kasvuhoog, nad tegutsevad Vietnami turul. Et noh, Euroopas on need asjad nagu ära lahendatud, aga sealsel turul on jällegi võimalus olemas, et võib-olla lihtsalt sama teenus kusagil teisel turul töötab nagu paremini. Et jah, täitsa tasub nagu kaaluda, proovida nagu ettevõtet suunata nagu noh, võib-olla kusagil UK turule või USA turule minna on siuke väga ülesmäge võitlus, et meil siin noh, ei anna nii palju rahastust kaasata, et sealsete turunduseelarvetega konkureerida, aga noh, Bolti kombel nagu väiksematel turgudel suureks kasvada ja sealt edasi liikuda siis. See võib olla hea idee mõnele tudengile, kes praegu kuulab, et selle asemel, et minna USA turgu või Saksamaad vallutama, et siis pigem Aafrikasse, et just mingi Jaga või keegi firma on veel, kes samamoodi, et see idee on ennast juba USA-s ja mujal tõestanud, aga nii-öelda Aafrika turg on veel vallutamata, et Bolt ju ka tegelikult selle rahvusvahelise nagu nii-öelda edu on saavutanud mitte tänu sellele, et Tallinnas tegutseb, vaid ikkagi Aafrika turgudele, et tegelikult Saksamaal on selline äge kolm venda, kellel on niisugune firma nagu Rocket Internet, kes sarnast ärimudelit on juba aastakümneid kasutanud, et põhimõtteliselt kui mingi asi USA-s lendu läheb, siis nad kopeerivad selle kiirelt Saksamaale ja müüvad selle siis sinna USA firmale maha, et ma arvan, see on niisugune hea mudel, et midagi USA-s läheb lendu, lähete Lõuna-Aafrikasse, teete ära ja müüte sinna USA-sse maha ja siis ongi kõik. Ja, et kui me siit juba selle rahvusvahelise teema peale läksime, siis Toomas ongi küsinud, et kui meie piirkonna ajaloos on selliseid vägivaldseid võimuvahetusi või asju nagu pigem olnud rohkem kui sellistes vanemates riikides, et siis kuidas teie olete hajutanud seda nii-öelda geopoliitilist riski, et kas siis ongi erinevad ettevõtted, kes ongi niimoodi väljapoole või kuidas see suhe nagu toimub? Mina nagu väga ei ole, et noh, iseenesest siin Eestis saab nagu nii tööstusharude kui kliendisihtgruppide kui sektorite mõttes nagu vägagi hea hajutatuse kätte startupides, jah, et okei, peakontor on siin, aga noh, paljudel neil, kui nad suuremaks saavad, siis nagu TransferWise'il ka arenduskeskus siin, aga noh, kui Eestiga midagi juhtuks, ma kujutan ette, et TransferWise'ile see oleks löök, aga nagu nad kasvaks ikkagi edasi nagu mingi aja pärast, et jah, geopoliitiliselt palju noh, riikide vahel nagu mingil määral olen hajutanud mingi sihuke, ma ei tea, noh, pigem alla 10% portfellist. Ja. Minul on mingi Poisu Ameerika aktsiad ja Berkshire Hathaway aktsiad ja talu Muhumaal ja et siis saab hakkama. Siit on küsitud siis selline üsna konkreetne küsimus, et kumma portfelli kogutootlus on suurem?
et ma ei tea, kas need on väga võrreldavad, aga et kui peaks nüüd panema paika, et mul on selline number, sul on selline, kumb on kõvem mees? Pangi joonele. Ma arvan, Madise protsentuaalne tootlus on kindlasti suurem. Ma tahan loota, et absoluudis on veel mul, aga protsent jõuab absoluudile parem või hiljem järgi kahjuks. No jah, et kas see protsentuaalne tootlus nagu nii oluline ongi, et jah, mul on nagu see täitsa kena olnud, aga nagu noh, pigem võib-olla üks asi, mida veel mõõta või noh, kas see mõõtmine nagu nüüd nii oluline kokkuvõttes on, see on nagu veel eraldi küsimus. Aga et noh, see, et mis su nagu üldine netoväärtus on, et võib-olla nagu mingisuguse ettevõtlustegevusega annab nagu veelgi rohkem väärtust luua, et Jaak on paari ehitus- või arendusettevõtte puhul nagu varasest faasist jaole saanud, et nendega on nagu väga kenasti läinud, et noh, võib-olla ei peagi nagu seda tootlust nagu investeeringute kaudu taga ajama, et noh, eriti kui sul on portfell veel väikene, ütleme niisugune 10 000 – 50 000, siis noh, kui sa selle pealt saad, ütleme 10% asemel 20%, et noh, 10 000 puhul 1000 asemel 2000 on ju aastas, et see lisa 1000 selle nimel ei maksa nagu liiga palju võimelda, et pigem nagu panegi see aeg enda oskuste, enda sissetuleku kasvatamisele, et nagu noh, ükskõik, kas nagu professionaalse karjääri või hakka sinna vaikselt juba mingit ettevõtlusteemat ka kõrvale mõtlema või noh, proovida investeerimistootlust tõsta, aga jah, et ise nagu hakkasin seda investeerimistootlust üritama tõsta alles hiljem, kui nagu portfell oli juba kusagil sealmaal, et see kõrgem tootlus nagu noh, juba motiveeriv oli, et mingi maani on see enda aktiivse sissetuleku tõstmine mõjutab nagu oluliselt rohkem isegi. Ma arvan ka, et tasub mõelda selle peale, et kus see raha tuleb, mida sa hakkad investeerima, et kui sa lihtsalt üritad keskmisest palgast kõrvale panna, et siis on väga raske nii aktsiates kui ka eriti veel idufirmades, et pigem katsuda endale saada ka paari sellist loteriipiletit, kus sa oled mingi asutava firma juures või siis mingit pidi seal osanik, et järsku läheb see kasvama, et kui ei lähe, aga sul on vähemalt loteriipilet olemas, et sa saad sellega sõita. Et siin oli juttu sellest, et noh, kas lähed kaasa nüüd või ei lähe, et võib-olla iga asjaga ei pea alati kaasa minema, et mida te olete rohkem kahetsenud, kas mõnda tehingut, mis on läinud, ütleme nii-öelda pekki, või siis mõnda tehingut, kus oli võimalus kaasa minna, aga tegelikult ei läinud, et jäi nagu võimalus kasutamata? Mina pikkadest aktsiapositsioonidest ei olegi kunagi väga suurt kaotust saanud, et pigem ma olen saanud lühikestest, nii et pigem on ikka need saamata võimalused, et me just enne, kui me siia tulime, siis lugesin seda kirja, kus Madis mulle pitch'i samplerit, siis mul on ikkagi hinges see, et teoorias lisaks Peep Painule oleks võinud mina ka rahastada seda Pipedrive'i algust, et ma teadsin neid asutajaid ja kui ma oleksin siis ise natuke aktiivsem olnud, siis oleks võib-olla käpa vahele saanud. Selgus, et minu ülikooliaegne roommate rahastas Bolti päris algusfaasis, ka oleks võinud minu käest küsida, et need on pigem need, mis kripeldama jäävad. Minust nagu ükski sihuke kuumasi nagu väga lähedalt mööda ei läinud, et need, mis on tänaseks ükssarvikud, et need said enda esimesed rahastused nagu varem kätte, kui ma alustasin. Et noh, üldiselt ma nagu väga ei kahetse midagi, eks siin on olnud nagu selliseid naljakaid case'e ka, et algul esimene aasta oli üks investeering ka, kuhu nagu noh, täna ei läheks nagu lähedalegi, on ju, et panin raha sisse, kutid nagu samal päeval võtsid autod endale selle eest, et noh, ma ei tea, kas nagu seda kahetsema peaks, et see oli lihtsalt nagu niisugune naljakas õppetund, mida nüüd on humoorikas meenutada, aga jah, saingi nagu õppetunnid kätte, et mis asju vältida on ja mis ohumärke, et edaspidi olen targemalt teinud ja nagu noh, sometimes lose, always win, et nagu võta lihtsalt õppetund kaasa ja tee järgmine kord paremini, et nii need tulemused jooksvalt ajas paranevad. Ja, et selle kohta tegelikult Jaagup ongi küsinud, et kui nüüd mõelda tagasi nendele börsist teenitud kahjumitele ja siis startupi kahjumitele, et kas seal on mingi ühisosa, et mingid sarnased ohukohad joonistuvad välja või kuidas sealt võiks see suhe nagu olla? No
selles mõttes ma nagu startupide vastu pole õnneks panustanud, et kui oleks Sampleris lühikeseks läinud, oleks ilmselt valus olnud. Aga börsil ka mul on paar ettevõtet pankrotti läinud, seal oli siis see läbiv teema oli kõrge dividendimäär, et olid mingid naftapuurtornid keset merd ja mingid gaasitootjad, et siis ma arvan, see ahnus on nagu olnud see läbiv sõna ja startupide puhul on üks konkreetne tehing, kus ma olin peaaegu nagu raha sisse panemas ja viimasel hetkel ikkagi otsustasin mitte panna ja see läks ka hingusele, et noh, selle osas ma olen nagu rahul. Aga eks nende startupidega see välp on nagu nii palju pikem, et kui sul on sinna raha sisse pandud, siis paar aastat on mööda läinud, et noh, näiteks e-agronoomis mul on nüüd üle aasta vist raha sees olnud, et raske on öelda, kas see nüüd on ta alles, on ta kasvanud, et see selgub nagu järgmises raundis jälle. Kusjuures üks mõte, mida Jaak siin enne alustas, mis ma arvan, et võiks nagu eriti just tudengitele nagu kasuks olla, on, et noh, kui kellelgi on huvi nagu tehnoloogia asjade poole rohkem vaadata ja proovidagi nagu sellega jõukaks saada, et noh, mingi sihuke minu playbook või soovitus, et kuidas see nagu teekond olla võiks. Et Jaak siin ka rääkis enne, kuidas nagu proovida nagu nõuandjana väärtust luua startupidele ja niimoodi tasuta osalust saada, on ju, et noh, võib-olla esialgu peale ülikooli või ülikooli kõrvalt nagu mõnda suurettevõttesse praktikale minna, on ju, et seal nagu oskused kätte saada, et paar aastat seal ja siis edasi juba proovida seal, ütleme, 10. kuni 30. töötajana mõne startupiga liituda, et noh, ja selle jaoks tasub ka nagu natuke investeerida esialgu väikselt startupidesse, et proovida aru saada, millised neist nagu siuksed parema edulootusega on. Et noh, leida siis mõni hea potentsiaaliga startup ja proovida aidata sellele edukaks saada mingisugused optsioonid kätte ja need ära vestida, on ju. Ja et noh, siis on sul nagu mingisugune portfell ka juba tekkinud või noh, okei, esialgu küll ühes startupis, aga noh, mingisugune netoväärtus ka tekkinud, on ju. Ja noh, kui nagu pidevalt kõrvalt nagu enda erialaseid oskuseid veelgi arendada, siis noh, tegelikult tänapäeval on see erialaste oskuste arendamine nagu vägagi lihtne või noh, materjali on vähemalt nagu vägagi saadaval, et siis nagu noh, selle kõrvalt juba hakata nagu järgmiseid startup'e nõustama. Et ma arvan, et niimoodi on võimalik nagu see 5 aastaga saada küll juba sinna tasemele, kus nagu ise järgmistele nagu nõu hakata andma ja noh, niimoodi nõuandjana ütleme 0,5–1% näiteks ettevõtte nõuandja optsioone küsida ja siis nagu hakata niimoodi küllaltki riskivabalt enda iduportfelli üles ehitama ja noh, kui mõnest neist saabki nagu noh, ei pea isegi Bolt saama, on ju, et kui üks neist teeb 100-millise exit'i, siis sellest ka nagu 1% on juba täitsa kena, et noh, on võimalik niimoodi küllaltki madalate kuludega ja ise nagu sellest pidevalt rahavoogu saades võimalik ka nagu endale täitsa portfelli ehitada. Ja, et see on Eestis või noh, ilmselt mujal ka, aga et suhteliselt hea diil, et sul need optsioonid ju reeglina vestivad seal mingi 3 aastaga või et kui mina Ameerikas töötasin, siis minul oli optsioonid 10-aastase vestinguga et enne lähevad juuksed halliks ja see oli veel 5-aastase klihviga ka, nii et pidid nagu päris jõuliselt olema. Aga et kui sul on 3-aastased optsioonid, et ma tean päris mitut inimest, kes nii-öelda, et vähemalt 3 aastat sa ikka õpid mingit uut asja kuskil ettevõttes, on ju, et ei ole nagu mõistlik raha lauale jätta ja see on ka äge, et minu meelest Madis võib mind parandada, aga minu teada enamik ettevõtteid ei sunni sul neid optsioone ära müüma või noh, et kui sa lähed ka kuhugi mujal, et sa saad ikkagi need alles hoida, et see vist sõltub ka ettevõttest ja kultuurist, aga jah, see sõltub vist, kuidas see seal osanike lepingus kirja pandud on, et osadel jah, kui nagu natuke liiga vara ära minna, et siis võib-olla peab nagu tagasi andma osaluse, et võib-olla peabki selle 4 aastat, no sõltub, enamus ettevõtetel Eestis vist on 4 aastat see vestimine ja cliff on esimene aasta, et sealt juba hakkab siis endale tulema. Et jah, nagu ära vestida. Mul tuleb see Microsofti case meelde, kus Paul Allenil oli vist mingi 20–30% osalus ja ta ära läks ja siis Bill nagu ütles, et meil on üldiselt reegel, et peaks ära müüma, kui ära lähed ja siis nad vaidlesid hinna üle seal mingi paari $1 pärast ja tehti siis erand Paul Allenile, et ta võis oma 30% Microsoftis alles hoida, kui ise ümber maailma reisile läks,
et kui on võimalik saada selline case, et sul jäävad aktsiad alles, siis tasub alati neid hoida. jah, et kusjuures nende optsioonidega veel paar nagu sellist tuntumat näidet maailmast on, et Google'i puhul üks koristaja, Google omal ajal andis nagu väga paljudele töötajatele ja kontraktoritele ka optsioone, et Google'i puhul üks koristaja sai ka optsioone, sest tema optsioonide väärtus oli peale IPO-t või noh, see oli ikkagi aastaid peale IPO-t, aga et isegi temal oli juba üle 5 miljoni see väärt ja Facebooki ühe esimese kontori puhul nagu telliti ühelt graffiti kunstnikult kontori seinale graffitit ja nagu noh, neil kuttidel nagu raha väga palju ei olnud tel hetkel ja maksid osalusega, et optsioonidega, et selle tüübi graffiti eest tüüp sai umbes 200 milli väärt osalust. Ma arvan, et see on hea mõte kuulajatele ka, et kui oma professionaalseid teenuseid pakud või lähed kuhugi startupi tööle, et siis võib-olla lase natuke palgast alla ja küsi siis optsioone rohkem, et sul on see loteriipilet ikkagi taskus. Kui me siin juba miljardid ettevõteteni jõudsime, et oli juttu ka, et Eestis on neid nii-öelda ükssarvikuid viimasel ajal päris palju olnud, et siis siin ongi küsinud Mairo, et kas teile kui investoritel hakkab selle haipiga neid liftikõnesid aina rohkem tulema, et kuna kõik on muudkui aga ükssarvik, ma olen tulevane ükssarvik, et kui palju seda haipi on tekkinud, et mitu kõnet päevas tuleb? Minul on pigem seda vähemaks jäänud seda haipi, et siis kui ma alustasin mingi paar aastat tagasi, siis oli see, et ma ka kõigile muidugi julgelt ütlesin, et saatke aga, et siis oli nii, et umbes nagu a la PowerPoint ja see sõnum oli see, et Hiinas on miljard inimest ja kui kõik ostaksid meie toote, siis me oleksime unicorn. Aga ma arvan, et see kogu see fundraising on läinud palju professionaalsemaks, et ma arvan, et sellist juttu, et mingi 3 meest tulid kokku ja hakkavad sulle kohe unicorni müüma on nagu vähem, et vähemalt minul on küll selline tunne. Jah, et eks väga sõltub, kui palju nagu ise ennast ka nagu välja reklaamid startupidele, et ise ka nagu liiga palju ei ole viimasel ajal selle nurga alt pildil olnud, et jah, ise nagu praeguseks küllaltki kinni investeerinud ja ei taha nagu olemasolevaid võitjaid nagu liiga kergekäeliselt müüa ka, et järgmisesse asja panna, et liiga palju neid ei tule ja mingeid huvitavaid asju ikka tuleb, et kui nagu midagi väga head on, et siis võib võitjad ka müüa, aga jah, pigem kui ise nagu liiga palju ei reklaami, siis neid väga lahjasi asju ei tule ka. Et siin Jaak enne rääkis ka, et ta Funderbeamis esialgu pani sellistesse elustiili ettevõtetesse, et siin Ivar ongi küsinud, et kas sa oled teinud nii-öelda elustiili ettevõtetesse investeeringuid ka börsil või lihtsalt nagu puhtalt hea emotsiooni põhjalt, et tunne on hea, tundub äge ettevõte, sõidame kaasa. No Funderbeamis on niisugune eripära, et sa saad seda tasuta nodi, et ma mainisin juba, et ma selle ratta pärast investeerisin, et eks seal sai tasuta õlut ka ja kõike muud paremat, et kuna börsil tasuta õlut ei saa, siis ma börsil ei ole pannud sellistesse firmadesse, aga jah, et panna lihtsalt raha selle jaoks, et nagu nodi saada, tegelikult ei ole nagu päris hea mõte. Jah, et ise mingil määral olen investeerinud, et jah, pigem ka viimasel ajal vähem, et jah, see nodi ikkagi nagu ka dividendina nagu nii head tootlust pikema perspektiivi peale ei anna. Küll aga mitmed need sellised pooleldi elustiili ettevõtted nüüd ikkagi on seal nagu kasvamas ja ka näitavad mitmed sellised 50 või 70% aasta kasvu, et ja need on mingis mõttes nagu investorite vaateväljast välja jäänud viimased paar aastat, et ongi vaadatud, et elustiili ettevõtted on ju, aga mitmetel neist nagu ekspordiga läheb nagu ka kenasti ja nagu nüüd võib-olla olukorra möödudes või kui vaktsineerimisega see karjaimmuunsus saavutatud on, et ennustatakse sinna majandusbuumi, et siis tegelikult mingi võimalus on, et osa neist võib nagu täitsa hea hooga siit välja tulla ja nagu, et võib-olla see, kui nagu sihuke investorite poolt küllaltki mööda vaadatud, üle vaadatud, kas just varaklass, aga sihuke ettevõtete punt, et võib-olla seal võib nagu just siin aasta teises pooles nagu võimalusi olla tegelikult. Et ise ka nagu natuke vaatan sinna poole selle pilguga. Ja, et võib-olla
kipume liiga kinni jääma nendesse unicornidesse on ju, et kui mingi asi on seal juba 100 miljonit midagi, et siis selleks, et 10x saada, ta peabki miljardini minema. Aga et kui seal on ettevõte, mille turuväärtus ongi miljon ainult on ju, et siis tal ei ole vaja mingit maailma revolutsiooni teha, et 10 miljoni peale jõuda. Et ma ise olen nii-öelda väljaspoolt Funderbeami paari ettevõttesse pannud, kus minu strateegia ongi see, et ma aitan neil jõuda Funderbeami ja selleks hetkeks, kui see ettevõte jõuab Funderbeami, siis mina olen oma esimese 10x juba kätte saanud, et see võib ka olla üks strateegia. Et mitte nüüd firmadest üle vaadata, siis ongi küsitud, et millised on teie väljavaated Funderbeami viimastele voorudele, Parkingule ja Tactical Solutionsile? Jah, Parkingusse ise investeerisin, et hinnatase on nagu siuke okei. Et ja asjalikke nõuandjaid ka, et see hinnataseme muutus seal uue rahastusvooru juures on nagu eraldi küsimusega. Aga ei, Parkingul on väga hea tiim, et Kustasega jagasime kontorid ka mingi aeg, et vägagi asjalikud kutid ja välismaal laienemine läheb kenasti. Et selle Tactical Foodbacki koha pealt ettevõte on tubli ja toode on hea, aga tundus, et valuatsioon on natuke kallis minu jaoks, et ma ei, päris paljud investorid täna mängivad seal nagu hüppe peale ka. Et pigem ma kardan, et võib-olla ongi nagu liiga palju neid investoreid, kes täna nagu juba hüppe peale mängivad, et kui ei ole neid investoreid, kes järelturul seda tahaks nagu ma ei tea, 20-30% kõrgemalt osta, et siis võib nagu väljumise juures kitsaks minna ja võib ka koledaks minna, et Tacticalist jäin nagu sellistel kaalutlustel kõrvale. Suht nõustun Madise mõtetega, et Parkingu puhul, et Parking võib olla üks just selline ettevõte, kes sobib kellegi suurema portfelli, kui nad on natuke kasvanud ja kuna mul oli varasemalt positsioon olemas, siis tundus nagu rumal mitte võtta poole odavama hinnaga juurde, et ja Tacticali puhul mul üks sõber kirjutas, et kui see ka täis märgitakse, siis on küll buum käes. Läks täis küll, nii et aga sama sõber kirjutas seda ka Iconfiti puhul, nii et Meil siin viimased paar küsimust on veel jäänud, et mida te üksteiselt investorit on õppinud olete? Et kui Jaak ütles, et Madisen käis talle mitu aastat enne pinda, kui ta esimest korda kaasa läks, et mis on nagu sellised vastastikused emotsioonid olnud või õppekohad? Mina olen Madiselt väga palju õppinud. Ma arvan, kõige olulisem ongi see hobuse pea mitte maha saagimine. Et mulle meeldib, et alati, kui varem olid näha ka, kes müüs neid osakuid seal Funderbeamis, et siis ma pain jälle mingi 100 ampleri aktsia orderi üles ja siis Madis kirjutas chatis, et kuule, ära lõika seda hobuse peal. Ja alati oli seda raha vaja kuhugi mujale investeeringusse, et võib-olla see sama mõte, et keskenduda nendele, mis sul juba olemas on, mis toimivad ja mitte nagu kogu aeg päeva sisustada sellega, et uusi investeeringuid leida. Et see on tegelikult, ma arvan, nagu Warren Buffettilt ka õppetund või üldse investoritelt, et sa ei pea nagu terve päeva sellega sisustama, et uusi asju leida, et väga okei on lihtsalt see, et sa panedki endale Ampleri T-särgi selga ja sõidad Ampleriga ja proovid mitte nagu järgmist Amplerit kogu aeg otsida, et inimestel on hästi sees see mõte, et ma pean kogu aeg järgmise Ampleri või Boldi või mille iganes leidma. Et ma arvan, see on üks suur õppetund ja tegelikult üldse tänu Madisele ma Funderbeami jõudsin, et selles mõttes olen väga tänulik. Jaagult ka, Jaak on nagu Eesti investeerimismaastiku hüvanguks nagu väga palju ära teinud, et ma arvan, et need tema rikkaks saamise õpikuraamatud on hindamatu väärtus kõikidele kooliõpilastele, kes seda saavad koolide raamatukogudes lugeda. Et ise olen Jaagult pigem selliseid investeerimisega kaasnevaid asju õppinud, et just see enda pildil hoidmine, et tegelikult see on nagu ka vähemalt minule sükse, kes ma tahan nagu juhtinvestorina rahastusvoore kokku viia, see on nagu väga oluline, et Jaak teeb seda nagu väga hästi ja tegelikult tasubki olla niimoodi valdkonna arvamusliidrina või sükse tugeva tegijana pildis, et siis nagu sulle seda tehinguvoogu tulebki palju rohkem sisse ja siis nagu võib päris huvitavaid asju juhtuda.
noh, Jaak on keskendunud kinnisvaralaenudele ja noh, üldse kinnisvarasse investeerimisele ja noh, nüüd tulebki leida nagu sihuke mingisugune oma fookusala ka, kus nagu noh, mingis mõttes on nagu päris nutikas, et nagu õpetab kinnisvarasse investeerimist on ja siis ise arendab investoritele selle korterit ka nagu, et nagu ja saab nii nõudluse tekitamise kui nõudluse rahuldamise eest mõlemad poolt nagu, et noh, investeerimise juures on päris palju muid asju ka veel nagu, mis nagu võib-olla esmapilgul nagu võib-olla ei vaata, et nagu mitmeid asju teeb Jaak nagu väga hästi siin Eestis, et ja noh, väga suurt tööd on teinud ja nagu ainult hea meel, et tal nagu kogu selle asjaga nagu väga hästi läheb, et väga äge töö tal. Jah, et kui me siin õppimise juurde jõudsime, siis viimase küsimusena küsikski ära, et milliseid materjale või infokanaleid te soovitaksite, et selle valdkonna kohta rohkem teada saada? Ma alguses soovitasin kõigil Shark Tanki vaadata, ma arvan, see on ikka hea selline, et kui sul on valida, kas vaatad Kodus ja võõrsil või Shark Tanki, et siis ikka pigem Shark Tanki. Ma arvan, raamatute koha pealt Madis oskab rohkem rääkida. Jah, et tasubki pidevalt noh, lugeda ja vaadata, mis nagu sinu valdkonnas toimub, et noh, nii raamatud kui oma valdkonna tegijate blogid, kui noh, pole nagu niisugust ühte kindlat nagu kohta, kus nagu käin, et päris paljusid valdkonna sisu koondavaid kohti, noh, nii Eestist FoundMe kui see Geenius on ju, aga noh, rahvusvahelisi saite ka ja palju blogis ja noh, näiteks LinkedInist tuleb päris palju tehinguvoogu ja seal paljud tehnoloogia inimesed räägivad samamoodi. Noh, Twitter on küll rohkem muude riikide teema, aga seal on ka palju nii tehnoloogia ettevõtjaid kui investoreid sõna võtmas, et noh, neid kanaleid on palju nagu. Aga jah, et ja noh, igale inimesele on nagu erinev ka küllaltki, et mis kaudu ta nagu seda uut infot kõige paremini vastu võtab, et mõnele sobivad podcastid, mulle sobib lugemine, tänapäeval paljud nagu vaatavad YouTubereid või Instagrami on ja et noh, tulebki leida endale nagu see sobiv kanal, kus nagu siuksed noh, valdkonna tugevad tegijad nagu sõna võtavad ja jälgida ja noh, kui niimoodi iganädalaselt ütleme 5 tundi enda valdkonna kohta töö kõrvalt õppida või noh, tegutsemise kõrvalt õppida, siis tegelikult annab nagu mõne aastaga juba rahvusvahelisel tasemele jõuda, et noh, endal õnnestus see nii pokkeris kui nagu pärast investeerimisega, et jah, vahet pole, mis see kanal on, et tähtis on, et seda, et noh, oma valdkonna kohta nagu regulaarselt õppida ikkagi. Igal juhul oleme me nüüd käinud päris palju teemasid siin läbi ja ma arvan, et ongi aeg nüüd see arutelu kokku tõmmata, et nagu välja lubasime, siis premeerime parimat küsimust ka raamatuga. Et mis te arvate, et milline küsimus oli selline kõige arutelu tekitam või kes võiks raamatu saada? No siin jutu käigus jah, kogu fookus läheb sellele, mida ise nagu vastata, et need küsimused on nagu suuresti meelest ära läinud. Kui Madisel midagi muud ei tule, siis ma annaks sellele, kes küsis, et mis me üksteiselt õppinud oleme, et nii tore oli kuulda komplimente üksteise suhtes. Jah, see oli väga hea küsimus tõesti.